tere! Täna ma ei olegi midagi filminud, aga seda sellepärast, et ma pildisin täna 6 tundi stuudios. Vist oli 12 klienti äkki. Täna oli tihe päev, aga ma tulin siin magamistuppa, ma tegin vlogmassi ära, arvuti poole näitan. Ja ma olen nii väsinud. Tegelikult ma tahaks üldse olla mugavalt. Võin ikka teiega mugavalt olla, on ju. Võiks padjaga kohe pea alla niimoodi. Ja mõtlesin, ma räägin teile, kuna ma tean, et täna niikuinii väga midagi filmida ei ole olnud, siis mõtlesin, ma räägin teile sellise huvitava juhtumi, mis täna siis mul tööl juhtus. Nimelt, ma ei saa, kui ma pean ikka rääkimiseks tulema, kuidagi niimoodi ma saan ennast paremini liigutada ja kaasa elada, kuigi mul jõudu ei ole, aga ma pean kuidagi ikkagi näitama teile. Nii, ma panin teid natuke paremini. Ühesõnaga, mina siis tavaliselt panen oma kliendid järjest niimoodi stuudios, et on 5 minutit vahe, et kliendid siis, ühed kliendid saaks nagu ära minna, teised saaks asemele tulla, aga tihtipeale on see, et ma lõpetan mingid sessid varem ära, sest et ma pildistan suhteliselt kiiresti, kui lapsed teevad ka koostööd, siis tihtipeale läheb nagu see sess kiiremini, kui nii-öelda ette nähtud on. Ja see on täitsa okei, klientidele sobib, mulle sobib, et ei peagi lapsi kaua piinama, mina olen saanud vajalikud pildid kätte kõik, piltide arv on sama, mis ma kliendile hiljem annan, nii et ei ole midagi hullu. Nii, ma lõpetasin ühe sessiga natuke varem ära, ütleme mingi 4 minutit varem lõpetasin ära ja kliendid läksid välja ning siis ma läksin ise istuma, panin ukse kinni ja mul on stuudios, või klientidele kõigile mulle öeldud, et siseneda ainult kutsel, sest ma tean, et mul ei ole väga palju aega seal näiteks mingeid asju sättida klientide vahel ja siis ma tahakski nagu seda rahus teha, võib-olla rahulikult ühe lonksu vetki võtta, siis ma reaalselt panen nagu orav rattas järjest seal, sest ma pean panema nii tihedalt need sessid, kuna ma maksan stuudio rendi eest ja see aeg tuleb kõige nagu praktilisemalt siis ära kasutada. Ja siis ma istusingi seal diivani peal ja scrollisin natuke telefonis, vaatasin, kes järgmisena tuleb ja niimoodi, kui pikk sess järgmine on ja siis astub üks klient sisse mulle ja siis ma ütlesin, et oodake korra, et ma korraks veel pukkaks ja siis ma kohe kutsun teid, et teie aeg on kell 2 alles. Sinnani oli 10 minutit aega. See oli nagu fine. Ma ikkagi ei suutnud, ma teadsin, ta on ukse taga, siis ma ei suutnud seda 10 minutit täis nagu istuda, sest ma ei ole selline, ma ei taha, et inimesed minu järgi peaksid ootama. Ja siis ma kutsusin ta varem sisse, ma istusin mingi 2-3 minutit pärast seda veel seal ja jälle lonksu vett ja kutsusin nad sisse. Ütlesin ka kliendile, et vabandust, see kõlas võib-olla ebaviisakalt, et ma niimoodi ütlesin, aga tõesti, et mul on nagu nii vähe hetke hinge tõmmata nagu endal ja need sessid on suhteliselt intensiivsed, et seal ju sa jooksed ringi jõhkralt, jooksid ühest nurgast teise, tõstad neid valgusteid ja kõik, et ma lihtsalt olen praegu nii läbi ja seal on nii hakkab pala, sest et lihtsalt arvad küll, et see ei ole üldse füüsiline töö, aga tegelikult on, et ma ikkagi päriselt nagu higistasin ka seal, sest et sa hõikad lapsele, et vaata siia ja kõike seda ja siis sa liigud ise edasi, tagasi, siin aga pellasin. Ühesõnaga, see selleks. Ja siis ta ütles, ei ole midagi hullu ja kõike nii. Ja siis ta tuligi sisse ja hakkasime pildistama ja kuna ma nägin omal kalendrist, et mul on pooletunnine sess kell 2, siis ma pildistasin ka vastavalt, et tegin suht palju pilte, pildistan. Tean, et pool tundi on ja kuulen, et keegi koputab, sessi keskel keegi koputab ukse peale. Siis ma läksin vaatama, et kes seal on ja siis ütles, et tere, meil oli kell 2 aeg. Ja siis ma olin šokis. Võtta kelle juurde? Minu juurde või Laura juurde või? Jaa. Siis ma nagu vaatasin, et sa küsin, mis teie nimi on? Ütles oma nime. Siis ma ütlesin, nagu see ongi minu kliendi nimi ju. Miks mu klient on ukse taga? Kes mul siis sees on stuudios? Keda ma praegu pildistan? Kes need on? Ja siis ma küsisingi selle kliendi käest, et nagu, kes teie olete siis? Siis ta ütles oma nime, ma muidugi mäleta. Ja siis ma ütlesin, aga kelle juurde te peaksite siis minema? Kes teie fotograaf on? Siis ta ütles oma fotograafi nime. Mina see ei olnud. Ehk siis ma pildisin teise fotograafi kliente, 4 inimest oli. Ma olin täiesti šokis ja vabandasin enda kliendi ees, et issand jumal, palun vabandust, et ma absoluutselt ei teadnud, et need võõra kliendid on minu juures. Ja siis see
võõras klient siis nii-öelda vabandas ka, et appikene, ma olen vales kohas siis või siis ma ütlesin et ma teadsin tema fotograafi ka, siis tema fotograaf on samas majas, aga teises otsas üldse. Ta pidi sinna minema, aga tuli hoopis minu juurde ja siis see olukord oli nii hirmus mu jaoks, kuigi ma ei olnud, okei, ilmselt ma tegin ikka seda valesti, et ma oleks võinud isegi ka kliendi käest küsida, et kes ta on. Aga ma ei ole kunagi pidanud seda tegema, sest miks peaks tulema keegi klient minu ukse taha, kui ta ei ole minu klient ja sellel ajal ka veel, kui ma pildistan. Et nagu mul on alati kõik kliendid väga ilusti jooksnud ja ilusti läinud. Aga õnneks läks kõik hästi. See klient siis, nii, siin oli väike segadus, netu tuli segama, aga läks tagasi alla. Ühesõnaga, minu enda klient oli ka õnneks väga mõistlik. Ma vabandasin ette taha mitu korda. Ja lubasin muidugi neile anda nende väärilised poole tunni pildid. Ja õnneks see laps kuulas neil väga ilusti, tegi kõike kaasa ja me saime päris ruttu tehtud ka kõik poosid, kõik pildid erinevates kohtades. Et tegelikult ma sain talle ikkagi 20 minutiga anda ka poole tunni nii-öelda pildid. Et nagu poole tunni poosid, et poole tunni väärtuses sai põhimõtteliselt teha 20 minutiga ära. Ja nad olid õnneks kolmekesi, et kui oleks mingi suurem seltskond olnud, siis ma ei oleks 15 minuti või 20 minutiga ära pildistanud, et ma ei mäletagi palju seda täpselt jagus siis minu õigele kliendile, aga õnneks nad olid nagu hästi mõistlikud ja ma mõtlesin, et enam ei saa ikka midagi juhtuda, mul on mingeid apsakaid ikkagi pildistamisel juhtunud ja mõtlesin, no midagi nii hullu enam olla ei saa ja siis see tekitas küll sellise tunde, et no ikka saab küll midagi jälle juhtuda, et iga aasta jõulude ajal, no mul on vaata nii palju kliente käib jõulude ajal, et siis ikka lõpuks mingisugune jama on. Et üks aasta, see oligi eelmine aasta vist, oli minu väga suure vea tegin. Ma jätsin koju täis akud, mul on 3 akut muidu, 3 ja mul tavaliselt on kõik akud alati täis ning tol päeval kuidagi, ma ei tea, mis juhtus, ma täpselt enam ei mäleta, aga mul hakkas aku tühjaks saama, kui mul oli veel jäänud 2 sessi pildistada. Ma nägin, et aku hakkas punaseks, nagu 2 pulka vist jäi ja eelviimane sess oli käes ning eelviimase sessi lõpus hakkas minema punaseks ja põhimõtteliselt sessi lõpuks ta lülitaski välja. Ehk siis mul jäi 1 sess veel pildistada ja ta ei olnud kohale veel jõudnud. Ja mul oli aku tühi. Mul ei olnud ühtegi teist akut ka. Mul kuidagi oli, ma ei tea, kuidas see oli sattunud. Mul oli vist tühjad akut kaasa sattunud või mingi teema oli. Ja see on täiesti minu viga ja ma olin nii vihane enda peale, kuidas ma ei kontrollinud. Ma nii usaldasin, mul kogu aeg ühtemoodi on akut kotis olemas ja neid ei olnud. Ühesõnaga, ja laadjad ka ei olnud. Ja ma pidin, klienti ei olnud veel kohale jõudnud, pidin kliendile kirjutama, et selline asi juhtus ja ta oli alguses väga ehmunud ja ütles, et mis mõttes. Temal on meik kõik tehtud ja ilmselgelt mul oli lihtsalt nii halb olla, mõtlesin, samas ma hakkan kohe oksele, sest mul oli lihtsalt nagu see pinge, see stress, need süümeviinad, see kõik korraga kallal. Aga õnneks mingi, nagu, ta ei olnud väga kuri ja ta suht ruttu kohe rahunes, ma räigelt vabandasin, ma pakkusin neile kohe, et ma teen sessi hiljem ja pakkusin uue aja ja ütlesin ka, et ma teen poole hinnaga kindlasti, et proovisin enda poolt nii palju vastu tulla, kui ma sain ja siis ta nagu rahunes ja ütleski, et no ei ole hullu, et ikka juhtub, aga minul oli ikka halb tunne, sest et nagu ma ise tean, kui hull on minna pildistama niimoodi, et sa võtad lapsed, sa võtad mehe, on ju, sa paned ennast valmis. Tavaliselt emad peavadki panema kogu kamba valmis. Kaasa arvatud ennast, see pildistamisele sättimine on nagu nii pikk protsess, pluss on ju käid veel meigis. Aga õnneks ta nagu oli ikkagi ka selline mõistlik. Ta ütles ka, et oi jah, ma ikkagi nagu, ta ei öelnud, et ta nagu reageeris üle, aga ta midagi sarnast nagu mõtles, et ikkagi sai aru minust lõpuks. Ja ma vabandasin, ma nii jõhkralt vabandasin, ei ole mitte kunagi vist mitte kellegi eest nii hullult vabandanud, kui tol hetkel ma selle kliendi ees vabandasin. Ja siis viisin veel talle kommikarbi ka sellel samal päeval, kui
kui meil uus pildistamine oli ja siis tema tõi mulle kommikarbi ka. Ja siis ma olin küll nagu, sa ei pea mulle tooma, mina tegin vea ja miks sa mulle veel tood, aga tema tundis ennast ka pahasti, et ta ei olnud mulle halvasti ka mitte midagi, aga ta ilmselt tundis, et ta ütles vist või ma ei tea, mina tundis, et oleks võinud sõimata ka räigelt, sest ma tõesti tegin nii nagu kohutava vea ja ma jätsin akud maha, ma ei saa inimest pildistada, kui mul ei ole reaalselt akut, kaamera ei tööta. Et see oli nagu selles suhtes hästi-hästi kohutav olukord, et tänane olukord ei olnud nagu kohutav minu jaoks otseselt, vaid minu kliendi jaoks. No minu jaoks ka ikkagi nagu natukene selles mõttes, aga nagu lõppkokkuvõttes läks tänane hetk nagu või see olukord hästi. Aga jah, ma pärast seda ma olin ikkagi suht šokis. Kuigi Toni ütles, et ei ole ju mitte midagi hullu, kõik läks hästi, aga ma ei tea, miks minu keha nii reageeris. Ma sõitsin koju, mul süda puperdas, mul oli halb olla, ma ei jõudnud ära oodata, et ma jõuaksin ruttu roolist nagu ära koju. Kui ma jõudsin koju, mul käed värisesid veel tükk aega, kuigi ma ise oma nagu mentaliteet oli mul nagu tore ja lõbus ja ma ei olnud nagu väga, ma ei tea, kurb või midagi sellist. Aga kuidagi keha reageeris mul teisiti, sest see oli ikkagi siuke šoki olukord või ma ei tea, see ikka oli, sest ma nii tõesti kartsin, et äkki jälle, kas mina olen jälle midagi nii valesti teinud nagu tookord nende akudega. Sest ikkagi pildistamine ja inimeste hetkede jäädvustamine on selline päris vastutusrikas töö, eriti pulmas. Õnneks mul ei ole pulmades olnud mingeid probleeme, sest et ma ei tahaks, et seda juhtuks. Nagu pulmas peab olema kõik 100% õige ja täpne ja ma olen kuulnud, kuidas inimestel pildid ära kaovad või mälukaartidega juhtub midagi, et nagu need asjad oleks veel kohutavamad. Aga õnneks läks täna kõik hästi. Aga ma arvan, et mul täna rohkem ei ole midagi filmida, et täna saate sellise jutustava video ja kui see väga ei meeldi, siis ma vabandan. Aga kuna täna on selline, mul oli põhimõtteliselt terve tööpäev ja ma ei ole jaksanud midagi muud teha. Mis see kell üldse on praegu? Kell hakkab 7 saama juba õhtul, et võib-olla ma jõuan lapsi veel filmida natuke all, võib-olla mitte. Aga ma hetkel ütlen teile tšau. Nii, tegelikult meil on vaja veel selline asi ära teha, et meil on vaja see kapp tühjaks teha ja alla viia. Siis ma panin selle müüki ja sellele tullakse homme järgi. Seega ikka vaja midagi teha. Ja ma ei tea, kui ma panen neid ja kõik asjad. Seal on muidugi sellist asja, mida me ei kasuta väga, mingid suvised ja võib-olla suured asjad veel. Et siis ma pean võib-olla enda kapis seal ruumi tegema. Kapp sai siit nüüd ära viidud ja sahtlid on siin. Üks sahtel läks juba alla. Ja nüüd peaks hakkama need kõik riided siia peale panema, kapi peale, et siis teate, et kui mul järgmised nädal aega siin segadus on, siis ma lihtsalt ei jõua ilmselt sellega praegu tegeleda. Ma ei taha tänagi sellega tegeleda, aga pean. Sina jääd tuttu, ma ei taha. No mängi, et sa jääd tuttu. Lõvi oli kinni, näed, lõvi oli kinni seal. Oli või? Loe noorele. Lõvi oli kinni, ma mina roosin. Ma korraks filmin, siis ma lähen. Ma hästi korraks filmin. Ja, hakkas kohe teda musitama. Lihtsalt vaatama ja.